See on ülekande poolest on olemas, jah? Nii, tere, head volinikud, valla ametnikud ja meie vaatajad, kuulajad. Alustame Lääneranna vallavolikogu järjekordse istungiga ja täna meil on selline tore väljasõiduistung, me oleme Lõppel. Oleme tutvunud täna volinikega siin lõppeasutustega, mis siin vallas toimetavad ja on meil siis volikogu päevakord ette saadetud, aga ma täna veel enne seda päevakorda ütlen, et meil on kaks uut inimest vallas, 2 uut osakonna juhatajat, keda me ka täna siin näeme. Meil on majandusosakonna juhataja Helen Rammu ja IT-osakonna juhataja Mart Nigul, nii et tere tulemast valla juhtimise meeskonda. Ja kõigepealt enne volikogu päevakorda küsin, kas kellelgi on küsimusi või arupärimisi üle anda? Ja, Karmen. Seisan püsti, võib-olla on nii näha. Opositsioon on igastahes soojendstressi nüüd maha visanud ja hakkame siis tegema opositsioonitööd. Annaksime üle 2 arupärimist, 1 vallavanemale ja 1 abivallavanemale. Ma võib-olla pikalt neid ette ei hakka siin lugema, sai korralik kirjatükk, võin panna need teile ka meili. Aga lühidalt soovime abivallavanemalt aru pärida siis sotsiaalmeedia, turunduse ja ettevõtluse plaanide kohta, et kuna selline amet meil on esmakordselt loodud, et millised on strateegiad ja pikaajaline visioon, ja samuti palume selgitust väite kohta, mida abivallavanem ühismeedias jagas, et tema portfelli kuuluvad peamiselt hetkel haridusteemad, kuigi ta ei ole vastutava valdkonna abivallavanem, et kust sellised pädevused siis abivallavanemale nüüdsest volitatud on. Ja vallavanemalt palume selgitust, eelmine volikogu selle teemaga tõstatasime. Meie ikkagi moraalitunnetuse pihta see läks ja on ka tulnud tagasisidet vallaelanikelt, et vallavalitsuse liikme palkamine käsunduslepingu alusel oli natukene petlik. Sellest ei olnud volikogu varasemalt teadlik ja kuna ikkagi volikogu pädevuses on ainult vallavalitsuse liikme tasu määramine, siis see tundub natukene mitte hea halduse tavaga kokku minevat ja sellest tulenevalt paar küsimust ka esitasime. Kas ma annan siia poole? Võib sinna vallasekretäri kätte anda, et aitäh. Võtsime arupärimised vastu. Vallavalitsus saab siis tegeleda nendele vastamisega. Ja siis tutvustaks teile päevakorda, mille võiksime vastu võtta. Et päevakord on ette ka saadetud, et meil on kõigepealt 2 detailplaneeringu küsimust, vallavara võõrandamise küsimus, servituudi küsimus, Lääneranna vallavalitsuse põhimääruse muutmine, ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine ja siis on valla teenete märgi aukodaniku ja nimelise pingi küsimused. Ja viimase punktina on meil praegu jooksvad küsimused ja ma teeks sellise ettepaneku, need jooksvad küsimused tõstaks selle punkt 6 järgi, et kuna valla teenete märgi aukodaniku ja nimelise pingi need tunnustuste punktid ei ole, on siis nii-öelda kinnise osa koosoleku osad, kuna selle info me avaldame siis, kui need tunnustused välja antakse, et siis me teeksime jooksvad küsimused enne ja saame siis avaliku ülekande lõpetada ja need tunnustuste küsimused teha siin koosoleku lõpus. Et on siis inimestel kuulamiseks, vaatamiseks ka natuke lihtsam jälgida volikogu tööd. Palun siis, kui kellelgi ei ole praegu päevakorra osas küsimusi, siis palun andke käega märku, volinikud, et kas te olete nõus selle päevakorra kinnitamisega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aitäh! Päevakorra võtsime vastu. Nüüd esimene päevakorrapunkt on meil Audru jõe ülemjooksu taastamise detailplaneeringu algatamine ja strateegilise keskkonnamõju algatamata jätmise punkt.
kuna arendaja kuna mina olen seotud isik selle arendaja juures, siis ma annan koosoleku juhtimise selleks esimeseks punktiks volikogu aseesimehele Meelis Malgale. Lähen ise vahepeal ruumist välja ja tulen tagasi, kui koosolek edasi läheb. Aitäh! Mina istun siin küll kahes vormis praegu volikogu aseesimehena ja maakomisjoni juhina, et ma komisjoni poolse jutu annaksin edasi hiljem, kui Margus on natukene seda taastamistööde detailplaneeringut siis selgitanud või rääkinud. Palun. Teie ees on siis ululine, aga siiski selle planeeringu algatamise otsuse lisaks olev plaan või kaart, mis on siis ära kujutatud paskanud hästi välja, on selline ala keskel, selline nelinurkne kuju, see on siis planeeringuala, mille osas tuleks planeering algatada. Üleval pool paistab siin laik, milleks on siis Lavassaare Ravajärv. Veel järves paremale poole jääb Tootsi turvaväljad ja sellest Ravajärvest ja sellest planeeringualast vasakule jääb siis Lavassaare looduskaitseala ning kõik need maad, mida see skeem näitajale kujutab, on tegelikult siis riigimaa, mille valitsejaks on siis Riigimetsa Majandamise Keskus. Riigimetsa Majandamise Keskus ja siis Eesti Looduse Fond on siis esitanud Lääneranna vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks, mille eesmärgiks on siis Audru ülejoosule selle kasti keskele ühte kohta ehitada rajatis, mille nimeks on Kalapais või Kalapääs, kuidas kellegi rohkem meeldib. Mille eesmärgiks on taotlejate sõnul siis Lavassaare järve ja selle Audru ülejooksu kuidas selle seisundi parandamine, ehk siis just sellest ka viimasest koosolekust selgitasin meile, et eesmärgiks oleks neil siis selle järve veetaseme tõstmine umbes 20 cm, pigem vältida selle järve veetaseme kõikumisi. Väidetavalt on järve tase olnud varasemalt, ütleme 100 aasta tagusel ajal olnud kõrgem kui praegu. Et siis ja need kavandatud tegevused, mille jaoks siis detailplaneeringu taotlus esitatud ja ette nähtud ka Lavassaare looduskaitseala kaitse korralduskavas ning ka siis Lääne-Eesti veemajanduse arendamise kavas. Nii et seal on areng, miks nad siis selle taotluse meile tegid, kuid seal on üks konksun juures, kuna see Kalapääs asub jões, aga Kalapääs on mõlemad servad. On ühe kalda peal. Looduskaitseseaduse järgi kehtib seal kalda peal kalda ehituskeeluvöönd. Ja kalda ehituskeeluvööndi ehitamiseks on praeguseks seadused ette näinud üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. Mis on see kõige pikem ja kõige keerulisema menetlusega detailplaneeringu liik. Nii ta on. Ehk siis, kui see oleks mõne teise tavalise kraavikalda, siis ma ei tea, kas piisaks juba õigusloast kui sellestki. Aga nüüd, kuna tegemist on valda ehituskeeluvööndiga, siis me vastavalt seadusele peab see käima läbi detailplaneeringu, millega muudetakse planeeringu. Ja selleks siis ka esitati neile Lääneranna vallavalitsuse taotlus, saatsime siis selle nii algatamise otsuse eelnõu, kui ka siis keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnangu vastavalt seadusele peab üldplaneeringut muutnud detaili juures olema see eelhinnang, ükskõik, mis selle planeeringu eesmärk on. Ja siis selle sama eelhinnang, mille koostas siis Lemmo OÜ Spiret Toompere, ka selle eelhinnangus asjaomastele asutustele ja piirilaabritele, keda nüüd on sealt peale liige erinevu selle kaardalt ei paistagi, asjaomastel asutustel seisukoha võtmiseks, kõige olulisem asjaomane asutus seal on Keskkonnaamet ja ka Kliimaministeeriumile läks, nemad leidsid, et eelhinnangus piisab ja Keskkonnamõjude strateegilist hindamist selle planeeringu juurde ei ole vaja teha. Sama kiri läks ka tegelikult Tootsi Tumbale,
nemad sellele kirjale ei reageerinud, aga nii palju kui ma aru saan, on nad olnud ka varasemalt otsekontaktis nii selle eelhinnangu koostaja kui Keskkonnaametikuga, Eesti Geoloogia Fondi RMK-ga ja nende suhtluse tulemusel tegelikult seda eelhinnangut vahepeal täiendati. Kirjutati sinna paar lauset ja üks keel pandi juurde. Mis just puudutas seda, mis käsitleb seda Tootsi tulba väljale, kas sa teavad alla, kui see terve edasi tõuseb või mitte, väidetavalt ei jää. Nii aga praegu me oleme mitte planeeringu kehtestamise, võtaks algatamise juures. Ja planeerida ja uurida keela keegi minu arust. Nii et siit ka minu ettepanek, et see planeering algatada, ehk siis planeeringuülesanne ongi leida kõige parem ja kõige optimaalse lahendus sellele tegevusele seal. Ühtlasi ka see, et arvestage sellega, et ei oleks võitluskonna põllumeestel ja maaomanikel ei tekiks kahjustused. See on minu oluline punkt, mida pärast planeeringumenetluses me peame siin kõik koos järgima. Ja nüüd edasi menetluses. Siin on meil ees siis planeering koostamine, sellele järgneb siis tullakse valmis asjaga avalikule väljapanekule, õigem eskiisi avalikule väljapaneku, siis on otsustamisel volikogus, kas vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule mitte. Nii et vähemalt 2 korda see sama asi tuleb veel volikogu lauale otsustamiseks. Järsku liidab. Aitäh! Eelmisel kolmapäeval õhtupoole käisime koos ja mina kutsusin komisjoni koosolekule siis nii RMK esindaja, Looduse fondi esindaja kui ka siis seesama Lemma OÜ Piret Toompere, kes oli video vahendusel ja siis ümberkaudsed maaomanikud, mis jäävad nüüd siit poolt vaadates vasakut kätt, kes on põllumehed, meie käsi ei ulata üle piiri paremat kätt, kuigi ka vallavalitsuse Põhja-Pärnumaa esindaja oli meil seal kuulajana juures ja Tootsi turba inimene samuti. Ja maaomanikest oli siis kolm või oli 4, 3 maaomanikku olid esindatud. Koosoleku eesmärk oligi võib-olla tühjaks rääkida, mis keda kus kohas morjendab. Kõigepealt Piret tegi ettekande, millest see detailplaneeringu, miks ta üldse nii ja naa ja kolmandat pidi on ja minu isiklik arvamus on see, et ta on Euroopa Liidu rahad õngitsemine või ära kasutamine. Mina julgesin seda otse välja ka öelda, teised võib-olla nii väga otse seda ei tahtnud öelda. Aga 2 tundi aktiivset vestlust, küsimusi, rääkimisi, mille ajal siis koorus välja selline teema, et suuname, hääletusega siis suunasime ta algatamisele, aga nagu ka ütles juba, et väga tähelepanelikult jälgida, mis toimub just nende veetõusudega ja mis oli meie jaoks üllatus, et kui esialgses plaanis oli veetaseme tõus vist isegi meeter, siis tänasega oli või selleks hetkeks oli see jutt juba muutunud, räägiti 20, maks 30 sentimeetrist, et ta ei peaks mõjutama neid maaomanikke, siis, kes seal kõrval on, põllumehi. Aga seda saab teada ainult siis, kui on algatatud. Ma arvan, et juba seal isegi Looduse fond lubas Tartu Ülikoolist hüdroloogia seltskonda kaasata nende maaomanike nagu rahustamiseks või toimetamiseks. Siis otsus jäi ka selline, et hoida maaomanike kursis, kui kaugel see detailplaneering on, et ka nemad oleksid siis asjast huvitatud ring, kuigi selle paberi järgi, mis meil on, nad ei peaks üldse sinna kuidagi puutuma, sest kogu tegevus käib riigi maa peal, nii ühel pool kui teisel pool, aga et oma inimesi kaitsta, siis see mõte on. Ja võib-olla tuleb sinna mingeid leevendusmõõtmeid juurde teha, juurde kirjutada
väga hea mõte oli Hardilt, kuidas see nüüd küll teostada saaks, on see kindlustuste teema pigem, on ju, et seda peab vaatama, ühesõnaga, kui me selle detailplaneeringu algatame, siis selle raames on võimalik kirik keset küla ehitada, ütleme niimoodi. Minu poolt vist kõik. Jutuks tuli ka veel muidugi seesama keskkonnamõjude strateegilise eelhinnangu ja hinnangu teema, et kas piisab sellest eelhinnangust, et või peaks ikkagi algatama seda, aga jäi nii, et ei algata, et jätame ikkagi selle eelhinnangu faasi selle asja ja selle pealt siis on võimalik parandusi teha. Et selline on lühidalt selle päevakorrapunkti ja palju muidugi küsiti, et kuidas need kalad seal liiguvad, ma ise küsisin, et kui seal on kopratrammid all, et kas need kalad üldse sinna üles jõuavad kuidagi, siis siin laiutati natuke käsi, et põllumehed ja jahimehed koostöös hakkavad võib-olla neid kopratramme seal juba vaikselt lõhkuma ja on juba lõhutud, et selline maaomanikil oli palju küsimusi, aga vist said enam-vähem kõik vastused. Mul on küsimus. Jaa. Margusele siis vaata, meil on vist olnud enne ühe korra niisugune arutelu, see küll oli mingi kaevandusega seal Koonga Mihkli kandis, et kui jää siis see volikogu otsus selles mõttes on, et kui tookord oli samamoodi, me arutasime ja tegelikult oli lõppotsus see, et volikogu otsus on lihtsalt tore, kui see on, aga see ei ole siduv. Ma just seda tahangi küsida, et kui meil on siin nagu nüüd RMK, eks ju, et see on riigiasutus, et kui nüüd Lääneranna volikogu ütleb, et me ei menetle seda üldse edasi, me seda detailplaneeringu muudatust ei alusta, siis kas sellest piisab, et see teema laualt maha saada, kui meil see tahe on ju, või ja see läheb edasi ilma meie igasuguse mõjuta, või sa saad aru mu küsimusest siis? taheti uurimiseks luba saada karjääri. Ja taukasin Tammiku kõrval, et kas on dolomiit või missugune dolomiit seal all on. Siis seal küsiti meie käest ja volikogu käest ainult arvamust. Ja nii ongi, ja kohtud on asunud ju seisukohal, me kaotasime selle kohtud. Kohtud on asunud selles asjas seisukohale, et uurida võib, aga see ei tähenda seda, et sa kaevanda saad. Selle peab nagu lühidalt kokku võtta. Aga kuna seal on kaevandustes käib maapõude seaduse järgi see värk ja maavara veidi oma, siis kohalikul omavalitsusel on ainult olema samasugused arvajad, nagu on kõik, teised ümberringi. Siin on asi natuke teine. Mõnes mõttes sarnane, aga teises küljest jällegi mitte. Siin on tegemist detailplaneeringuga, mille kehtestab kohalik omavalitsus. Praegu on algatamine, nagu ma ütlesin, seal vahepeal on veel mitu etappi, kõikvõimalikud kaasamised, kooskõlastamised ja asjad ja planeeringuid võivad mõnikord kesta väga kaua. Aga sõltuvad protsessid ja sama on ka nüüd selle keskkonnamõjude hindamisega eelhinnanguga, et oleme ka varem teinud seda, kus on algatatakse see keskkonnamõjude hindamine mõne hiljem, kui selgub, et selle oma planeeringu koostamise käigus, et midagi on ikka hullusti, et tuleb hinnata, siis see algatatakse, see keskkonnamõjude hindamine. Muidugi praegu, kui tuleb veetaseme tõstmine 20-30 sentimeetrit, siis mina arvan, et see ei mõjuta, et umbes paari kilomeetri kaugusel olevad sõldusid. Aga see vee liikumine ja asjad, need on, ma võin ka arvata, aga ei ole seda kindlust, et hüdroloogid ja need peavad selle vastus andma, et mis seal nüüd tegelikult juhtub, kui nüüd seda taset natuke tõsta. Nüüd selle Tootsi turba siis suheldes siis seda eelhinnangut täiendati, sinna juurde tekkis üks Pikipapi, kus on nüüd siis sama järg, siis kaugemal olevad just turba välja ja see vahes ravapõrgus. Kui nüüd seda skeemi uskuda, siis ei tohiks nagu see vähemalt Tootsi turba neid väliselt mõjutada, see võimalik 20 cm veetõusude läbis. Ja mis oli ka siis mitu korda nad üle selle viimasel koostööl rõhutasid see, et eesmärk on pigem see 20 cm peale ära ühtlustada see jälle veetase.
ütlete, et praegu käib niimoodi sõltuvalt rihmadest sellest, et üles-alla. Et ta oleks püsivam, et ta luuks vähem kaldaid. No, et see on nagu eesmärk, aga noh, ikkagi peab olema säärane. Aga siin on oluline vahe jah sees, siin on protsess, ehk siis menetlus on omavalitsuse käes. Kui neid uuringuid alustatakse, kes selle alustab ja kes sellest maksab? Tavaliselt sellisel puhkudel on see, kes arendaja on see, kes peab kõik sellise keskkonna hindamise. Selle vist Eesti seadus kirjas. Teine küsimus mul on veel, kui tohib. Küsimus muidugi. Et 2005 jaanuarine, mitte 2005 see, mis sul seal oli niisugune suur üleujutuseks ja terve Pärnu maa ja Pärnu linn nagu. Et vist on niimoodi tegelikult, et kui nüüd on mingisuguse väga suure muutusega tegemist, siis siin kindlustusega riik tuleb ju appi, põllumehed võivad siin kinnitada või ümber lükata. Kui on suured ikaldused või uputused, siis on ju riik alati appi tulnud. Mil määral, eks see vist on omaette küsimus. Ma ei teagi, kellelt ma küsisin. See on force majeure. Sult ma ei küsinud seda. Põllumeestelt äkki mõni põllumees kommenteerib, et kui asi on väga apu, kas siis riik praegu abi käe, kui asi läheb uputusega väga apuks nendel naabritel seal, kas siis riik tuleb appi ilma kindlustuseta? Ainult üldjuhul üle niisuguste probleem, kui on regionaalne, siis pigem mitte. Siis on maavalitsus. See peab ikka kõigil ikaldus olema üle Eesti. Ei no üleujutusel puhul see on force majeure, seal ei ole, ma usun, et sellega siis 30 oli jah. Ja 20-30. Halva aasta. Ei, ma saan vilja saab hea, siin oli nahkas, siis tegelikult Pärnumaal oli ikkagi hea. Ja see on raha keegi. Võidikari muutus lambad maha, siis vist ikka kompenseerib. Minu meelest see järve seis on kas 16,3 või 16,5 meetrit. 16,3. Ja ma mäletan seda põhikaaliga, et see hava oli seal ümber 18 meetrit. 20 isegi oli. Jah. Aga nüüd ma ei tea, mis seal ülemisel nurgas, siis nende põldude äkki oli ka 17-18 meetrit oli vist. Ta oli 16,1 ja taheti tõsta 16,3 peale. Ehk siis seesama 20 senti. Vaata, seda meie ka imes. See tuleb hiljem. Kliima soeneb kogu aeg. Siis tulebki järgmine kord uuesti menetleda täpselt sama teemaga. Midagi oli teha. Ei, aga mis see ametlik vastus oli, miks seda näpitakse? Kelle tagumikku see torgib? Peale Euroopa raha. Keegi ei hindanud seda välja, aga selle eesmärk on Euroopa raha kättesaamine. 32 riiki on mingil hetkel hakanud kliimat päästma, loodust päästma ja selle kokkuleppe tulemusel. Aga ega siis see ei ole argument, et see on Euroopa raha, seda me ei taha. Aga me ei pea ka vastu võtma. Kui see ei muuda nagu elukäiku väga midagi ja nii nagu siin need riskid on hinnatud, siis ju halb käia. Lihtsalt, et halb asi on see, et kogu see menetlemine, kui sa need töötunnid kokku lööd, kui paljud inimesed sellega hakkavad nüüd tegelema, siis see on ikkagi hoomamatu raha hulk, mis sinna alla töötundide näol läheb. Siin on 2 ajalist kriteeriumi. Ja meie inimesed seal hulgas võiks ju tegeleda millegi kohaliku ja tähtsamaga, on ju? Aga ajafaktorid on see, et novembris läheb minu teada see projekt kinni, et siis ELF kaob sealt või kukub sealt tagant ära, jääb ainult tegija, ehk siis riigi RMK, ja meil on aega menetleda seda kuni 3 aastat tegelikult. Jah, et ma arvan, et seesama, kui see algatatakse, siis juba see on piisav jah-sõna nüüd projekti meestele, et nad võivad selle raha nagu anda või saada. Sa kirjeldad oma hirmus. Ei. Sest ma ütles vastupidi, eks ei tähenda otsust. See ei tähenda otsust, jah. No just, kehtestamine on teine, või 3. sega. Jah, aga selleks ajaks on juba rahad käes ja ära kulutatud ja nii ongi. Sulle ka, jah. Võib-olla natuke hull. Võt, et selline, aga... Tekib alati on neid vähem probleeme tekib ja vastuseisu, kui nende asjaosalistega on ka riskid maandatud. Maaomanike, kas ta on siis kindlustuse näol või mingid muud finantsinstrumendid, et kui pärast kahjud on, siis me ei tõsta käsi üles, keegi pole süüdi ja maaomanikud kannatavad kahju ja
need on need murekohad ja need tuleks nagu edaspidi läbi mõelda ja ka sellesama teema juures läbi mõelda, et kes vastutab, kui läheb halvasti, kui ei lähe nii, nagu on planeeritud. Mitte keegi tegelikult on vastuse ei vastuta, igaüks No vastutab vot, ise hästi ise. see ongi see leevendusmeetmete sissekirjutamine sinna sellesse detailplaneeringusse. Ega see kindlustus ka mingi garantii ei ole. See vastus peab selle projektile saama selgelt selline, seda vastu võetakse. Kui siis nämmutatakse vastust ei ole, siis ei võta vastu kõik. Eestis ongi, mis me üldse alustame siis. No sa ei tea, praegu me ei tea. See oleks nagu lihtsalt punnimine, kui me ütleme, et ei tohi uurida, midagi ei tohi teha. Aga sest kui midagi valesti läheb, põllumeestel on niikuinii ütlema valda, et kuulge mehed, mis te tegite. Ja mis me vastame siis? Heit on surnud. no täna ei ole vastuvõtmine on siis peavad vastused olema. Selleks ajaks peavad vastus olema. Aga mis me siin pikalt nämmutame, ma usun, et te olete oma peas kõik otsuse ära teinud juba ja panen hääletusele siis sellesama detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise Audru jõe ülemjooksu taastamistööd. Maailmakomisjonil ehk siis mina jäin erapooletuks ja 6 olid poolt, et suunata algatamisele. Saad erapooletada? Jah. Nii et sa tead midagi rohkemat kui teised, jah? Ei, mitte seda. Okei. Igal juhul palun hääletada nüüd sellesama ära hakka. Detailplaneeringu algatamise poolt ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise poolt. Kumb siis? Andke käega märku. Kes on poolt? Kes on poolt? Et alustada detailplaneeringu muutus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kes on vastu? 1, 2. Kes on erapooletud? 1, 2, 3. Aitäh! Loodame, et saab selle kunagi ka 3 aasta pärast enne volikogu volituste lõppemist vastu võtta. Mõtle, et sa ei kuulnud mitte midagi. Ma vaatasin online'ist. Töötas küll, jah? Töötas, ülekanne töötab. Nii, lähme meie volikogu istungiga edasi. Meil on järgmine päevakorrapunkt on meil järgmine detailplaneering, mida me ei näe praegu. Meil on väike tehniline paus. Ei ole paus. Et me praegu päevakorda ekraanil ei näe, aga võtame järgmise päevakorrapunkti. Meil on Margus, kelle on ettekandjaks. Jah. Just. Näed, see sama. Ja miks see üldse detailplaneering on, see on tähendab selle põhjusel, et see katastriüksus asub merekanda peal ja detailplaneeringu algataja oma valides algatab taotlust tehtema, eks eesmärgiks on siis ehitada oma sinna elamu ja kuna sinna ulatub siis ranna ehituskeeluvöönd, kiira-käära, nagu need madalates randades need jooned on, siis kuna taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist, siis tuli algatada taas jällegi seesama üldplaneeringut muutev detailplaneering asja ehitamiseks, mille puhuks nagu tavalistes oludes detailplaneeringut üldse vaja ei olekski.
Seesama planeering on olnud eelmise volikogu koosseisu ees juba 2 korda, see on siis algatamine ja vastuvõtmine. Peale vastuvõtmist siis suunati see asi avalikule väljapanekul laekus üks arvamusettepanek, see on nüüd sellesama krundi uus põhjapoole naaber, kelle sooviks oli siis kaitsta oma vaadet sinna alla Lõppejärvele ja merele. Selle ettepanekuga me planeeringulahenduses arvestasime, et selle hoonestusala kuju natuke muudeti ja samuti ka nende hoonete asupaika, nii et nende 2 hoone vahel, 2 sellist hallikasti seal kollase kandiku sees. Ehk siis sinna vahele on joonistatud nüüd siis see vaatesektor, mida ei tohi siis ehitistega kinni panna. Ehk siis umbes samasugune asi nagu mõnes mereäärses linnas, et ei pandaks üksteisel neid vaateid kinni. Ja peale siis seda avaliku väljapaneku asja siis edastasime selle planeeringu, vastu võetud planeeringus Keskkonnaametile nõusoleku saamiseks. See läks ka pikemaks, sest Keskkonnaamet oli varasemalt planeeringu kooskõlastanud, kuid selle ehituskeeluvööndi vähendamise menetluse käigus, siis nende soov oli see, et tuua see sissesõidutee, vaat see on see läänest itta minev hall joon, tuua ta natuke allapoole selle koha peale, kus tegelikult on ortofotode pealt näha ka praegu see sissesõidutee. Ehk siis ta panna juba olemasoleva selle maastiku peale, kus juba sõidetakse. Ehk siis nagu vähem mõjutada seda maastikku seal. Et seda me ka tegime. Ja mis nüüd on veel, et selle detailiga on ette nähtud ka siis seada valla kasuks servituud avaliku juurdepääsu tagamiseks Kallasrajale. See on nüüd selle katastriüksuse siis siin all edelanurgas, niisugune heledam sinisem joon, et Kallasrajale pääsemine ei tähenda, et võid džiibiga sõita sinna veepiirile, vaid see on ikka kergliiklejate jaoks mõeldud. Ja see koht on selles mõttes minu arust ka hea ja õige, sest sealt eest valla läbib ka nüüd valla hooldatav ja hallatav tee, see on siis üleval pool Kapusede ja allpool Puhkeküla tee, ehk siis mis on poolenisti vallamaa peal ja poolenisti eramaade peal. Ja nüüd on siis vähemalt selle konkreetse katastriüksuse osas ka vist juba kinnistusraamatusse kantud jällegi servitud valla kasuks avaliku tee pidamiseks. Et see on juba tehtud. Et kõik menetlusetapid on nüüd läbitud, planeering võttis ka umbes 3 aastat, ehk siis minu ettepanek on see kehtestada. Küsimusi? Ei ole teil küsimusi? Teoorias selle vaate pärast maad tõsteti, siis maaomanikuna ma võin istutada oma õuele puid, kuhu ma tahan. Mida? Puid võin ma istutada oma maa peale, kuhu ma tahan, eks ju, et selle vaate kinnipanemiseks ei pea maja hoidma. No just, jah. Et sisuliselt. Et tema oli pigem, et säiliks selline looduslik vaate teatud sektoris, et kuna see ei lähe ka nii otse sinna mere peale, tuleb Lõppjärve peale, see on see vana Rannajärve sopp, lahe sopp, siis sinna me käisime isegi natuke mõõtmas neid asju, et kus puude taga midagi välja paistab. Et vältida seda, et võimalikult maha, et ei tekiks tühjast tüli. Jah. Arvan. Nii, kes juhtiv komisjon, maaelu ja keskkonnakomisjon Meelismaal? Jah, kiiresti saime ka ühisele keelele ja otsustasime, et suunata või see detailplaneering kehtestada. Aga jah, meid ka see vaate küsimus nüüd 2 naabri vahel tekitas üks suhteliselt elevust, et mis asi see nüüd on siis. Et komisjon kiidab heaks? Komisjon on, jah. Aga siis palun andke käega märku, kes on nõus selle detailplaneeringu kehtestamisega. Väga kena, aitäh. Ja lähme volikogu päevakorraga edasi. Meil on päevakorras nüüd siis vallavara võõrandamise
otsuse teema Vatla mõisaga seoses, et kuna hetkel on kehtiv volikogu otsus, et Vatla mõis müüa, siis praegu sellist plaani vallal ei ole ja palun vallavanem Tarvi Sits tutvustab meile seda otsust. Jah, aitäh, head volikogu liikmed. Tooksin välja 3 asjaolu selle otsuse juures, et selle müügiotsuse kehtetuks tunnistamine. Esimene eesmärk, et anda perspektiiv ja võimalus seda väärtuslikku kultuuripärane objekti, mis on selle küla loomulik osa ja pikalt küla poolt ka kasutus on, seda korda teha, rohkem kasutusele võtta ja arendada. Teine, ja minu meelest väga hästi eilses majanduskomisjonis sõnastati võtta külalt maha stress. Praegu on tunne, et kuskil müüakse mõisa ja kuigi on kinnitatud, et mõisa müük ei ole aktuaalne, siis et võtta neid hirme maha, mis aitab jälle selle esimese punkti juurde tulla, ehk koos valla ja külaseltsiga leida mõisa kasutamiseks võimalusi. 3. puudutab neid 2 esimest punkti, et me ei räägi ju ainult mõisa peahoonest, me räägime kinnistust, kus on spordihoone, rahvamaja ja siis peahoone. Samas on see küla kasutanud aegade alguses seda territooriumi erinevad jalutamiseks, spordivõimalused, kõik muud teemad, müües seda eraomanikku ei ole tegelikult läbi rääkinud ja otsinud lahendusi sellele, et kuidas seda kasutatakse. Ehk siis, et praegu ajaloolasena ma võiks öelda, et selline müük meenutaks 100 või 200 aastat tagasi, et me müüme mõisa koos külaga ja seda me ei tee. Ehk siis, et ettepanek on see tunnistada kehtetuks, nii nagu ka näha on, 3 korda see müük on ebaõnnestunud ja kui ühel või teisel hetkel koos külaga, külaseltsiga arendades leida sinna erakasutust, muid tegevusi, siis need probleemid, võimalused tulebki koos läbi rääkida. Toon siin 2 võrdlust ikkagi juurde. Lihula mõis, kui kingiti Madli Kirchhoffi poolt MTÜ-le Keskaegne Lihula klausliga, et seda piirkonna haridus- ja kultuurielu edendamiseks kasutatakse, siis alustas ka 2-3 ruumi korda tegemiseks, toetas seda valda, on ka praegu tegelikult Vatla mõisa juurde aidanud kommunaalkulude katmisega. Ma arvan, et Vatlas tasuks seda sama teed minna vist Lihulas. See ei ole kiire teed, aga kultuuripärandi objektide puhul, mis on kestnud paarsada aastat, siis sellised kiired teed tavaliselt olekski tupikteed. Ehk siis ettepanek on see otsus hetkel kehtetuks tunnistada ja juba tegelikult see annab võimaluse vallal kokku leppida külaseltsiga näiteks taotleda projektitoetusi tegevuste arendamiseks, aga ka 1-2 koha kordadamiseks. Puudutan ära ka Vatla mõisa seisukorrad, sest mis on väga positiivne, et sinna on rajatud tegelikult küttesüsteem, ehk siis suur mure tavaliselt selliste objektide puhul on see, et kuidas on küte. Teine on katuse teema, aga kuna Vatla mõisa puhul on tegemist plekkkatusega, siis endise muinsuskaitsjana julgen öelda, et samm-sammult ka selle korda tegemine ei ole suurem. Aga see, et hoone säilib kõige paremini siis, kui ta on kasutuses, seda meelt ma olen, usun, et me suudame ühisel jõul need lahendused siin ka leida. Aitäh! See on küsimusi kellelgi? Jaa, ma lihtsalt küsiks, selles mõttes see teema on olnud ju õhus ja ka kui siin käisime valimisliiduga Vatlas kohtumas inimestega, siis see oli nii-öelda kõige kogukonda puudutavam teema. Mis aga meile jäi väga nagu selgelt ilmsiks on see, et Vatla kogukond ei ole kunagi olnud nõudlik just, et mõis peab neile jääma, nende suurim huvi on olnud alati see spordihoone, et nad saaksid seal seda tegevust teha, sest nad ka mõistavad, et Vatla nii-öelda mõisa ülalpidamine ei ole kõige soodsam ja selles mõttes mõistlikum ühele omavalitsusele, kes tegelikult ei tegele mõisa arendamise, hoidmise selle kultuuripärandiga. Ja nemad on alati olnud avatud tegelikult mingile lahendusele, mis võimaldaks nüüd jätkata spordihoone kasutamist või siis leida mingid ideaalsemad lahendused, kus nad saavad kõik oma spordiringe teha ja nii-öelda võimalused on tagatud. Sest seda ma arvan, et me ei pea eriarvamusel näema, et see mõis vajab kindlasti investeeringuid selleks, et teha väljanägemine eeskujulikumaks ja mõisa vääriliseks, aga seda raha ikkagi ju vallal olemas ei ole. Et pigem on lihtsalt see, et kas see initsiatiiv, ma mõistan, et kui see 3 korda müük on luhtunud, siis tuleb korra võtta samm tagasi ja hinnata seda protsessi, aga kas on ka kogukonnaga ikkagi nagu
põhjalikumalt plaanis maha istuda ja kohtuda, et mis on nende ideaallahendus, sest me oleme aru saanud ka tegelikult mõisa pidamine ei ole olnud nende ideaallahendus. Jah. Aitäh küsimusest, et sa palju vastuseid juba oma küsimuses ütlesid ära ja Vatla külaseltsiga paar nädalat tagasi istusime, varem on suheldud, tõsi on ka see, et spordijoone on see, kus väga aktiivne tegevus käib, aga samas praegu müügis on kogu see kompleks, ehk siis, et kui lihtsalt kujutada ette, kuidas edasi minna, see külaseltsiga arutades ongi nii, et kui vald seda müüki paneb näiteks mingit osad, siis need tingimused räägitakse ka läbi, et on see spordijoone eraldi, on see kasutusõigus seatud või müüakse teist korrust või kuidas see kokku lepitud on. Hetkel praegu on pandud kogu kompleks ja küsimused on jäänud õhku ja me ei soovi, ma arvan, vist keegi siin, et omanike küla läheksid omavahel tülli ja need lahendused ei ole. Et paljuski sul küsimused on vastused olemas ja ütleme, et spordijoone ei ole ainus, et spordijoone puhul ma näen seda lahendust kõige rohkem, kus külaseltsid on valmis üle võtma, praegu suurusjärgus vald toetab spordijoone või kulud on seal 13 000 eurot umbes aastas ja mõisa peahoone, vaatasin hommikul järgi, siis eelmise aasta kulud eelarve täitmise järgi oli 10 000 eurot, ütleme, et valla eelarve, mis alati on pingeline, see pikali ei lükka meid, küll aga loomulikult iga lisaeuro tuleks sinna kasuks, kui ka külaselts seda pidama hakkab, otsides kas see sama võimalus, kus ka jõusaali avanud, lähme detaili, aga ööpäevarikselt leida sinna neid võimalusi, kõik on olemas, aga selleks tõesti tuleb 1 või 2 sammu tagasi, et uuesti edasi minna ja need arutelud ära pidada külaga ja ka vallasiseselt. Ja ma lihtsalt täpsustaks, minu küsimuse tagamõte oli ikkagi eelkõige see, et mitte sundida siis Vatla kogukonda seda mõisa üleval pidama, kui see ei ole võib-olla kogukonna enda soov. Absoluutselt, ühtegi MTÜ-d sundida ei saagi ja see ka loomulikult on, et mittetulundusühingu puhul, et ühel või teisel hetkel see ei saa muutuda neile kohustuseks, mida nad peavad tegema, et see on kindlasti koostöökoht ja arutelu ja kokkulepete koht, aga see annab meile võimaluse ka vallavalitsuse poolt siis ka näiteks MTÜ-ga juba konkreetsemaid tingimusi kokkuleppeid ja sõlmida. Minul on ka üks küsimus või üks mõte, et peab väga kiitma Vatla spordiseltsi, kes on võtnud praegu selle mõisa spordihoone nii-öelda enda hallata ja toimetada ja nad on väga tublid seal sees olnud. Küll aga on see katuse probleem seal, et kui nüüd mingisugust raha või võimekust on seal mingisugust asja parandama hakata, siis võiks olla see nagu tegevus number 1, see Vatla spordihoone katus, mis on nagu kogukond on väga nagu valmis ise sinna panustama. Küll aga siin, kui meil on majandusosakond ka siin, siis on mõistlik sealt läbi käia. Küll aga paneb see teised külaseltsid selles mõttes ebavõrdsesse olukorda, et kui nüüd Vatla külaseltsile jääb üks suur hoone ja selle eest ülalpidamiskulud on valla eelarves, siis teistel külaseltsidel on oma seltsimajad iseenda hallata ja pidada. 500 eurot, 1000 eurot kuus saavad nad tegevustoetust, aga kui Vatla spordi aastas, mis ma ütlesin siis? Aastas, jah, et siis Vatla spordijoone täna saab 1000 eurot kuus. Sisuliselt, et kogu kulu üleval pidada. Mõisast ilmselt on raamatupidaja veel parem ülevaade, et see on niisugune olukord, mis peaks olema ka kuidagi õiglaselt lahendatud. See oli pigem kommentaar kui küsimus. Ma ikkagi ettepanek ja küsimus ja kõik. Võtaks selle kommentaari võimalus, et loomulikult igat külaseltsi, rahvamaja, kogukonnamaja tulebki vaadata eraldi. Praegu on tegema spordihoonega, kus käib sporditegevus, igal pool meil selliseid spordihooned ei ole, et seda nüüd sulgema hakkaksime ja suunaksime kõik Lihula spordihoonesse, et see ei ole ka ju eesmärk omatud. Oluline oleks tõesti see, et sellega ma olen absoluutselt ka nõus, et see on selge ja arusaadav, kuidas need kokkulepped on tehtud, kuidas siis kasutustingimused on, kes seal käia saavad, kuidas on mingid osalustasud ja muud kokku lepitud, et see peabki olema avatud ja teistele arusaadav ja ka sellega nõus, et sporditegevus ja eestvedamine külaseltsidest on seal praegu aktiivne ja tasub sellega initsiatiiviga Spordiselts veab. Seal on vahe sees. Nii, ja palun, Hegert. Ma just tähelepanu, et Vatla külaselts on vist üks suht ainukene, kes meil valla peal üldse tegeleb mõisaga ja seal nagu nad päriselt ka nagu näevad vaeva, mitte ainult selle spordijoonega, vaid selle raamatukogu osaga ja kõige muuga seal, et ega nad ei olnud selle müügiotsuse üle üldse õnnelikud ja praegu kuulata, et vald ei pea pidama, ei muidugi vald ei pea midagi pidama, me oleme 4 aastat seda kõike kuulnud, aga neid mõisasid ei ole palju.
ja neid ei tule juurde. Et Aitäh. Veel küsimusi, kommentaare? külamaja selge. Siis palun majanduskomisjon. no majanduskomisjon ka lühidalt oli vallavanemaga arvamusega nõus, et pärisorjuse aeg on tõesti läbi ja külaga rahvast ei müüda, teadmata, mis neist edasi saab. Ja ühehäälselt terve komisjon toetas seda ettepanekut. Selge, aitäh. Ma panen siis... 9 selge. Panen siis hääletusele Vatla-Mõisa müügi ja otsuse kehtetuks tunnistamise poolt. Palun andke käega märku, kes on poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aitäh. 12. Kes on erapooletud? 1, 2. Aitäh. Ja vastu? Ei ole. Selge. Suur tänu. Võtsime otsuse vastu. Ja liigume meie päevakorraga edasi, et järgmine on meil vallale kuuluva kinnisasja koormamine isikliku servituudiga Kloostri külas ja ettekandeks palun maaspetsialist Mihkel Kalmaru. ja soovis maakasutust siis Kloostri külasse, selleks, et rajada välikäina, mis siis teenindaks Matsalu rahvusvahelise külastajaid ja siis seal asuva kloostri vaatetorni külastajaid. Kuivõrd Matsalu rahvuspark ja kloostri vaatetorn on avalikus kasutuses ja Lääneranna valla jaoks on Matsalu rahvuspark oluline ja ka vaatetorn oluline turismiobjektiks, siis on ilmselgelt avalik kasutus õigustatud ja on õigustatud ka tasuta maakasutuse andmine. Ja maakasutuse viisina siis on kõige otstarbekam selle otsuse kohaselt siis anda maakasutajale ehk siis RMK-le see otsuse lisaks oleval plaanil kujutatud maatükikene siis kasutada tasuta isikliku kasutusõigusega. Otsuse kohaselt kuni 50 aastaks ja otsuses on toodud ka üldiselt siis isikliku kasutusõiguse teostamise tingimused, teostaja kohustused ja ka siis maaomaniku kohustused ja õigused. On küllaltki üldised tingimused, kaasa arvatud ka see kuni 50 aastat. Samuti on ka plaan tehtud, järgides siis RMK esialgset taotlust, et vallavalitsusele jäetakse selle otsusega siis veel peale seda, et vallavalitsus on kohustatud isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmima, veel siis koostöös RMK-ga veel siis vajadusel täiendada ja täpsustada isikliku kasutusõiguse teostamise tingimusi. Et minu poolt hetkel kõik, et on küsimusi. Ei ole küsimusi? Arusaadav kõigile vajadus. Siis majanduskomisjon menetles seda otsust seisukoht. Andres Irvel. Ka sellega nõus, et see parem põllule viisakas asja ajamine, nii oleks tänapäeval mõistlik teha. Nõus. Majanduskomisjon oli nõus. Selge, aga siis palun andke käega märku, kes on nõus, et otsustame selle servituudi seada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aitäh. Ja erapooletuid ja vastu ei ole. Seda ei pea nii tihti puhastama ka, see esitamiseb aeg-ajalt üles. Otsus on meil nüüd vastu võetud, aitäh. Ja liigume päevakorraga edasi, et nüüd meil on siis vallavalitsuse põhimääruse muutmine
ja palun siis vallavanem Tarvi Sits tutvustab meile otsust ja vajadust. Just, aitäh, volikogu. Et selline lühike muudatus, tegeliku olukorra kokkuviimine põhimäärusega või põhimääruse kokkuviimine tegeliku olukorraga. Ehk siis ametiasutuses on 5 osakonda, praegult on nime all haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond. Tegelikkuses see osakond peamiselt tegeleb sotsiaalvaldkonnaga, lisaks haridusvaldkonnaga, aga mitte kultuurivaldkonnaga, seepärast on ettepanek ka osakonna nimetust muuta vastavalt. Ja kultuurivaldkonnaga tegeleb meil eraldi asutus vallas. Kultuuri korraldab Lääneranna raamatukogu, muuseumid, kultuuri- ja noorsootöökeskus. Selles osakonnas kultuuritöö koordineerimisega igapäevaselt ei ole tegeletud. Ja abivallavanema ja selles vastutusvaldkonda kultuur kuulub ka. Nii, kas kellelgi on küsimusi? Minul on, et seesama infotehnoloogia osakond on meil olnud kogu aeg või? Mõnes mõttes küsid vale inimese käest, aga järjepidevuse mõttes õige inimese käest, et infotehnoloogia osakond on varem olnud, muidu ei oleks saanud infotehnoloogia osakonna juhi konkurssi välja kuulutada eelmisel aastal. Lihtsalt juhatajat ei olnud varem? Jah, osakond oli. Põranda all tegutseb. Internetis tegutseb. Nii, aga siis palun juhtivkomisjon on meil majanduskomisjoni. Ei. Jah, kõik komisjonid menetlesid seda. Võtame siis järjest, et majanduskomisjoni seisukoha. Majanduskomisjon oli nõus. Haridus- ja noorsootöökomisjon. Ka oli kõik nõus. Ja sotsiaal- ja kultuurikomisjon. Oli nõus kõik. Komisjonid olid kõik nõus. Siis palun andke käega märku, kes on nõus selle põhimääruse muudatusega. Nii, erapooletuid ja vastu ei olnud kedagi. Aitäh, otsus vastu võetud ja lähme päevakorraga edasi. Järgmine punkt on meil valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine. Ja palun seda otsust ka tutvustada vallavanem Tarvi Sitsil. Aitäh, see on seotud eelmise punktiga, et kui haridus- ja sotsiaalosakond on, siis osakonna juhataja nimetus on haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, kultuur tuleb ära. Aga kui juba seda struktuuri kinnitamiseks läks, siis avalike suhete spetsialisti ametikoht, mis oli struktuuris ette nähtud, praegusel puhul me seda ette ei näe, selle võtsime struktuurist ära, avalike suhete spetsialisti ülesanded siis osaliselt, ehk siis avalike suhteid korraldab meil ka abivallavanem portfellis on nii-öelda. Ja ülejäänud üks väike muudatus, et projektijuhi puhul oli hariduse nõue keskharidus, et panime kõrgharidus, rohkem muudatusi. Nii, kas on küsimusi? Ei ole, siis palun ka komisjonide seisukoht, et majanduskomisjon oli nõus. Haridus- ja noorsootöökomisjon? Kõik nõus. Ka nõus. Sotsiaal- ja kultuurikomisjon? Kõik olid nõus. Olid ka kõik nõus. Siis palun andke käega märku, kas olete nõus selle struktuuri vastuvõtmisega. Suur tänu. Nii kaua, kuni vald... Kui võib tegelikult kommenteerida, siis vallavanemat ise struktuuris on sellepärast, et see on alluvussuhe tuleb. Muidu vallavanem ei ole struktuuri osa, ei ole teenistus. Tema volikogu poolt tööle võetud. Aga tähtaega ei ole taga. Nii, ja lähme päevakorraga edasi, et nüüd me kinnitasime päevakorra sellisel kujul, et võtame jooksvad küsimused enne neid valla teenete märkide küsimusi ja jooksvate küsimuste all, kuna nagu vallavanemaga hiljuti rääkides, et me täidame ikkagi valijate poolt saatud mandaati ja valimiste ajal oli üks põhiküsimusi see, et mis meie valla koolivõrgust saab, et nende teemadega on siin vallavalitsus kõvasti tegelenud, et ma annaks abivallavanemale Hendrik Raavele sõna, et kuidas edeneb
haridusvõrgu arendamine. Kas ma tohin ennem, kui ma lähen ülevaate juurde lisada teiseks punktiks, kas me võime korra puudutada lihtsalt eelarve teemasid, mitte süvitsi minna, vaid lihtsalt muudatusettepaneku ette valmistades tekkis mõned küsimused, nendest võiks ka rääkida. Võtame sellega hästi. Ma kõigepealt ütleks seda, et koalitsiooni visioon, tuletame meelde, järgnevaks 4 aastaks, on see, et iga Lääneranna valla elanik tunneks uhkust oma koduvalla üle. Ise olen enda missiooniks kirjutanud, et ma hoian ära kurja ja teen jõudumööda head juurde. Täna võtaksid ka vallavanema ühe mõtte järgmise teema sissejuhatuseks, et võtta külalt maha stress. Et see mulle väga meeldis ja me koolireformi tagajärgede likvideerimisega siis läheme võtma kõiki neid 3 asja tegema, et iga Lääneranna valla elanik tunneks uhkust ja rõõmu koduvalla üle, et hoida kurja ära ja teha head juurde ja võtta külalt maha stress. Oleme oma ringkäiguga jõudnud Virtsu, kus siis läheme taastama 6-klassilist kooli. 1. septembrist vallavalitsus on saatnud välja Lääneranna gümnaasiumi põhimääruse muudatuse eelnõu, mis on jõudnud direktorini ja mille direktor on edastanud ka 3 institutsioonile, ehk siis hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Ehk et nemad annavad sellele hinnangu. Me ise oleme võtnud ka kõikidelt Virtsu kooli lapsevanematelt allkirjaga kinnituskirja, et nemad on selle positiivse arenguga nõus ja rahul ja et see toimub siis Lääneranna gümnaasiumi koosseisus. Siis teiseks oleme me jõudnud oma ringkäiguga Koongasse. Koongas toimus 28. toimus koosolek koolimajas, kus siis osalesid kooli lapsevanemad, lasteaia lapsevanemad, õpetajad ja selle koosoleku initsieeris siis kohalike eestvedajate meeskond. Osalesime seal vallavanemaga ja seal jäi kõlama see, et Koonga kool soovib liikuda subjektsuse taastamise suunas, tuginedes siis Riigikohtu otsusele ja lastevanemate ja koolipere soovile. Subjektsus siis lihtsas keeles tähendab seda, et Koonga soovib iseseisvat kooli, nii nagu täna on Metsküla iseseisev kool. Koonga ei soovi erakooli teha, vaid soovib munitsipaalkooli ja neil on selleks täielik õigus. Et sisuliselt on see siis endise olukorra taastamine, aga mitte põhikooli osas, sest et lapsi on tõesti vähe. Põhikooli osas oli ka Virtsule see sõnum, et põhikooli poole hakatakse vaatama siis, kui laste arv on 65-70. Ka Koonga on mõistlik ja saab sellest aru, et põhikoolist me räägime siis, kui laste arv on 65-70. Ehk et me räägime 6-klassilise kooli taastamisest iseseisva koolina siis Koongas. Ja selleks me oleme, nagu öeldud, siis Koonga koolimajas juba kohtunud. Eile kohtusime ka Lääneranna gümnaasiumi direktori ja lippuri ja hoolekogu esimehe Pikkmetsaga, kus arutasime siis, mida me saaks kohe teha selleks, et Koonga ennast tunneks pisut paremini, sest et kogukond oli teinud terve pika nimekirja asjadest, mis on halvasti täna seal koolis või ühendkoolis, suures koolis. Eile vaatasime need teemad üle, tegime oma märkmed ja homme kohtume kooli koordinaatori Paarasmaaga, et ka neid teemasid arutada ja järgmisel nädalal, 17. kell 7, oleme siis Koonga koolis tagasi. Kõik lapsevanemad said täna kirja direktorilt ja lasteaiajuhatajalt, et toimub koosolek, lippur on kohal ja Pikkmets on kohal ja meie vallavanemad on kohal. Nii et siis me räägime, kuidas me täpselt selle subjektsusega edasi plaanime minna, ehk siis eraldiseisva kooliga, ja mis see ajaraam on ja mis need tegevused on, mis me siis seal tegema peaksime. Ehk siis kokkuvõttes, Virtsu ja Koongaga on asi üsna selge, mida kogukonnad soovivad. Metsküla kooli osas, seda on käinud siin palju läbi, Metsküla seisab enda eest ise, see, kas nad, selles mõttes Pille on meie seas, ei vaja eraldi abivallavanema käehoidmist, et kui abi vaja, siis aitame.
aga see, kas Metsküla jätkab erakoolina või munitsipaalkoolina, seda kommenteerib juba Pille või keegi teine siin siis kui aeg on küps. Kõmsi kooli osas ka sellega tekkis siin kohe esimesel ja teisel volikogu istungil poleemika, et on korraldatud uuring, keegi on selle tellinud, keegi on selle läbi viinud, aga igatahes hea on, et nii oli. Kõmsi osas me teame, et Kõmsi kool on oma staatuse ja klasside arvuga ja olemasoleva kuulumisega siis Lääneranna gümnaasiumi alla rahul, muutusi meie teada hetkel vaja ei ole, aga kindlasti jõuame ka Kõmsile ja küsime ikkagi täpsemalt otse koolipere käest järgi. Varbla koolis oleme käinud ka vallavanemaga nii kooli kui lasteaia osas. Varblas ollakse väga rõõmsad ja rõõsad, koolipere, vähemasti õpetajaskond ja lasteaia töötajad on rõõmsad, rahul sellega, mis praegu on, ja seda suuresti tänu sellele, et neil on lähedal Tõstamaa, kes kõik lapsed siis peale seda 6. klassi sealt kinni püüab. Ja jällegi meil on oma inimene nii-öelda, kuidas öeldakse, Havannas või? Maris Aadler, kes on siis Tõstamaa koolis ka ametis ja hoiab neid lapsi seal ja seda kogukonda. Maris on ka kohtunud veel eraldi kooli ja lasteaia perega ja meid ootab nüüd ees siis kohtumine ka külaseltsi ja kogukonna esindajatega õige pea. Me ootame siis kutset, mis peaks Varbla poolt tulema. Mis see kõik eelarvele tähendab, et ennetada siin küsimusi, siis me oleme ka seda loomulikult arvutanud, kaasanud koolidirektorit ja Evelin, kes meil on siis haridusspetsialist, teda kaasanud ja Karoliina on siin osalenud ja me oleme arvutanud. Virtsu osas sai maha number kuni 30 000, et kui vallamajast me näeme, et oleks võimalik võib-olla 5000-ga ära teha see 5. ja 6. klass, sest et lapsi on tõesti vähe ja olemasolevatel õpetajatel ei ole täiskoormust, siis kool arvab, et see võiks olla 30 000, aga kuhugi sinna vahele see jääb, eks see siis töö käigus selgub. Mis Koongat puudutab, siis iseenesest üks, mis seal kindlasti juurde tuleb, on siis juhtimiskulu, Koonga vajab oma direktorit. Täna on see koordinaator seal 0,2-ga, aga korraliku koolijuhti me 0,2 töökoormusega ei saa. Ilmselt on see täiskoht ja mis maksab üks korralik täiskoht, seda me enam teame, see on samamoodi suurusjärk 30-40 000 aastas. Seal on ka muid kulusid, kuni 80 on see, millest oleme rääkinud, aga arvutused veel käivad, see ei ole lõplik, see on praegu lihtsalt välja hõigatud selline, mingid suurusjärgud. Tahab keegi täiendada? Tarvi? Ei. Aitäh. Ja Avi vallavanem tegeleb kõige sellega, millega on parasjagu vaja tegeleda ja millega me vallavanemaga kokku lepime, millega on vaja tegeleda. Maris, tahad ka kommenteerida veel? Mina võib-olla Varbla poole peal kommenteerin, et sealpool piirkonnas on kõige suurem murekoht on õpilaste arv, nii nagu võib-olla ka muud väiksemates kohtades, et eesmärk võib-olla kasvatada ta esialgu 25 peale ja siis ülespoole, et praegu ollakse 6. klassiga rahul, aga just see õpilaste arv teeb nagu muret ja kui palju sealt altpoolt nüüd peale tuleb, et mis see tulevik nagu näitab, et kogukond on hästi valmis panustama sellesse ja on koolil nii-öelda selline toetav õlg, et mis on nagu hästi hea, et aga me vaatame numbritele otsa ja mõtleme, kuidas saaks elanikke võib-olla juurde, mis on ka ülevallaliselt tegelikult ju ka teemaks, et siis on võimalused veel paremad. Pille, kas sa soovid ka kommenteerida Metsküla kooli teemal? Metsküla kohta tuleb otsus ilmselt sellel pühapäeval juba, et kui MTÜ saab kokku, tuleb üldkoosolek, kes otsustatakse, mis edasi saab. Ja Tarvi. Kõige tehnilised kommentaarid, et me oleme kokkuleppinud põhimõtteliselt hariduskomisjoni koosolek on 16. veebruar, ehk siis kui tavaliselt on enne volikogu, siis tõesti hariduskomisjon praegu on koolivõrgu teemad on need, kus on vaja vaadata nii olemasolevad andmed kui palju tuleviku peale. Et juba käis ka läbi, et hetkel tõesti 2 väikekooli on need, mis kvalifitseeruvad ka riigi toetusele, Koonga ja Kõmsi. See on voor välja kuulutatud, valla poolt on valmisolekuga olemas seeni nuppu vajutada. Kas ta järgnevatel aastatel ka on, seda tegelikult me ju veel ei tea, sest Riigikogu valimised seisavad ees. Loodetavasti enamus
poliitilised jõud toetavad seda, et väikekoolid, vähemalt 6-klassiliseni suudaks sinna hoida, riigi ikkagi tuleb ja see praegu on see miinimumlaste 20, kes nõus kvalifitseeruvad. Jaa, et see on meil praegu teadmiseks, et need koolivõrguga seotud otsused tulevad meil, kui me peame midagi otsustama, siis märtsi volikoguseks. Korra lihtsalt lõpnud numbrid korra kokku, et kui siin käis läbi, siis 80 000 oli nagu Koonga, 30 000 oli Virtsu, no pluss-miinus on ju, need numbrid, mis läbi käisid, ja Metsküla on siis 57 000 oli või? See toetus, mis oli praegu välja kalkuleeritud seal. Jah, majanduskulude katteks oli või? Et kokku see siis teeb palju? 170 000 umbes, jah? Et need ka, kui nüüd eelarve arutelu tulevad, eks ju, et need numbrid peaks olema nagu väga selgelt välja kirjutatud ja ka nagu maksumaksjal teada, et mis see siis tähendab. Ja teine küsimus või mõte on ikka see, et kus see rahast tuleb, nagu, et kas on plaanis nagu Lääneranna gümnaasiumi tänasesse eelarvesse minna ja võtta sealt või mis plaan selle kulude katteks nagu täna on. See, ma saan aru, on eelarve muudatusettepanek praegu, mis sisuliselt mis toimub, seda ei olnud eelarvesse vist arvestatud. No selles mõttes jah, sul on õigus, et eelarve teise lugemise käigus volikogu pädevusest ja need numbrid peavad täpselt. Hetkel nad osaliselt ongi prognoos, aga nüüd öelda, et selle ja teise rea pealt võtame, on veel vara, aga kindlasti ootame kõiki ja mitte ainult selle pärast üle, et haridusvõrgu korda tegemise pärast eelarvenumbrid üle vaadata, vaid ajaline perspektiiv oli selline, et meil oli soov esimene lugemine võimalikult kiiresti tuua volikogule tutvumiseks, aga kindel, ja see on ka tavapärasetel aastatel, teise lugemise käigus tuleb muudatusi teha ja nendeks vahendeid planeerida. Ja üks kuluartikkel kindlasti on ju veel, Lääneranna gümnaasiumi tänane eksistents ei ole ka ju eelarvega, on väga kitsas, selles mõttes, et seal peaks olema ka rohkem paralleelklasse, seal peaks olema keelegruppe. Tänaga on olukord, kui me tegelikult oma tegevuses kõikides asjades nii-öelda nagu seadusele ei vasta, selles mõttes, et tunnis ei, need numbrid ühesõnaga palju tegelikult klassilisest tunnist täna lapsi käib, seal peab kindlasti sellele otsa vaatama ja see on kulurida. Ma ei tea, kas ma väljendasin ennast selgelt või? Jah, Karmen. Lihtsalt need eelarvesse peavad saama nagu selgemalt, et praegu seal oli eelarves ei olnud liiga selges eelarve, et mingeid muudatusettepanekuid teha, ta peab olema detailsem natukene. Minul on lihtsalt täiendav küsimus, sest nagu me teame, Riigikohtu otsus tühistas haridusreformi otsuse, aga selgus on ju see, et kehtib ühendkooli otsus, kehtib endiselt. Mis ma arvan, et on nagu õigustatud murekoht ikkagi kõigil lastevanematel ja see puudutab lisaks haridusreformist välja jäänud ka Lihula kooli lastevanemate muret, et mis saab ikkagi ühendkoolist, sest see tagasiside on väga individuaalne, tegelikult ei ole vallavalitsus ega kool läbi viinud nüüdseks aastaks eksisteerinud ühendkooli nii-öelda rahulolu küsitlust vanemate seas, mis oleks tehtud õigetel ja korrektsetel alustel ja nii-öelda teaduspõhiselt, et hinnata seda objektiivset rahulolu siis ühendkooliga, et kui minnakse ikkagi lammutama ka ühendkooli, siis siin on tekkinud ikkagi mingisugune, ma eeldan, kogukonnatunne, kooli personal on näinud väga suurt vaeva, et selle kõigega nii-öelda tegeleda, et lihtsalt kas ja kuidas on plaanis seda nii-öelda adresseerida ka avalikkusele. Mina lapsevanem ei oska seda muret jagada, aga tean, et see kindlasti on küsimuse koht paljudele lapsevanematele, et mis saab sellel juhul ühendkoolist, kui need haridusreformi nii-öelda haridusvõrgu muudatuse otsused tulevad ja et kuidas minnakse ja jätkatakse edasi, et tegelikult lapsevanemad ootavad siin väga selget signaali ja vastust selle osas. Tarvi, tahad kommenteerida? Aitäh küsimuse eest, et korra asetan küsimusse selles ajalisse perspektiivi. Riigikohtu otsus tuli novembri lõpus, ja nüüd teha järgnevaid otsuseid, mis puudutab järgnevat õppeaastat, on 1. aprilliks, peavad olema meil otsused tehtud. Et kui oleks minu valik või meie valik, me kõik sooviksime, et meil oleks natukene rohkem aega analüüsida. Nüüd seesama, et rahulolu uuring ja ma arvan, et ilma haridusreformitagi tuleks neid korraliselt teha, arusaadav selle 1,5 kuu jooksul ei ole seda tehtud. Nüüd Koongat puudutades, lihtsalt tunnetuslikult ja uuring tõestab või mitte, Koonga selle ühendkooli mõttes, ja ma ütlen seda siis pikaaegse Lihula kooli õpilasena, Koonga, sest ma käisin ühe korra kogu 12 õppeaasta jooksul, ta on eraldi ja Koonga rahvas ise kuidagi öelnud saar kuidagi valla sees, et me ei räägi ühendkooli lammutamisest, et ühendkoolis
me räägime praegu Koonga kooli ootustest ja millised need lastevanemate ootused on, millised on kooli ootused, ma ütlen siin gümnaasiumi poole erinevate osapooltega tuleb läbi rääkida. Jah, on ajaline surve peal, aga samas öelda, et me tegeleme seal, ütled sina seda ütled perspektiivselt, ütleks, et tegeleme sellega kunagi edaspidi, ei ole vastus, et me riskikohad on, kõiki infot kunagi alati kokku ei saada, võimalikult palju infot tahaks kokku saada nende otsuste tegemise jaoks, aga võivad jääda mingid, seda nimetatakse pimedad, et ühendkooli lammutamine ei tahaks isegi kasutada seda, sest et see ei ole eesmärk, et Lääneranna gümnaasium kuidagi teistmoodi peaks toimima, küll aga Koonga puhul see põhiline sõnum on kogu aeg, et seda iseseisvust igapäevalt korraldada. Kui ma mõtlen nagu terve mõistuslikult, et ka koolidirektori käest küsides ja saades seda aru, et millal ta jõuab Koongasse koolimaja, ega ta jõuabki arva ja palju see otsustusliin, et Koongas otsustada, on jõudnud ükskõik Lihulasse kuskil mujal kaugemale ja seda ei saa koha peal otsustada, kui see tunne tuleb läbi selle, koolijuht on igapäevaselt majas või üle päeva majas ja tegelikult lasteaed ka seal ja läbi selle lahendatakse mingeid küsimusi jooksvalt ära, siis meie lõpuks eesmärk on kvaliteetne kooliharidus ja koolirõõm. Milline on see juriidiline kehand? Liialt üldjuhul vanematega ja õpilasi huvitab, et nad tahaksid saada head kooli ja sinna poole me liigume. Ja ma lihtsalt täpsustan see küsimuse tagamõte oli pigem see, et ma olen nõus, et see ajaraam Riigikohus ei ole jätnud see nagu armu ajaliselt nende otsuste tegemiseks, mis on mõistetav, aga 12. märts on kohe käes, see on peaaegu kuu aja pärast. Et see on meeletu kiirusega lihtsalt info areneb, tulevad ka teadmised, ei ole ka absoluutselt suutnud kõiki asjaolusid lapsevanemaid nendega veel kohtuda, nende arvamust saada, mida ka Riigikohus ju on väga selgelt välja toonud, et see peab olema uue haridusvõrgu otsuse aluseks. Ja selles osas ma väga nõustun sellega ja võtame Riigikohtu kriitika meie tehtud reformi osas selles osas vastu. Aga lihtsalt minu suurem mõtet vältida sellist ebaselgust ja seda, mis võib-olla toimus 2023 aasta märtsis avalikkuse sotsiaalmeedias ja võtta pinget ka maha ikkagi praeguse vallavalitsuse pealt, sest omast kogemusest teame, kui keeruline see protsessi juhtimine võib olla, siis minu küsimus on lihtsalt see, et kas on plaanis ikkagi avalik kohtumine, mis on avatud kõigile vallaelanikele või kõigi ühendkooli lapsevanematel, sest praegusel hetkel läbi ühendkooli otsus on ikkagi puudutatud ka Lihula kooli lapsevanemad otseselt sellest järgnevast haridusvõrgu otsusest, et kas on plaanitud, ma ei tea, teie poolt mingi pressikonverents, mis annaks avalikkusele väga selged sõnumid, et praegused Facebooki postitused võivad olla ju väga toredad ja anda mingeid väikseid nupukesi, aga inimesed ootavad väga selget konkreetset vaadet, sest praegu on hirm tänu Riigikohtu otsusele veelgi suurem. Ma praegu vastan sellele ise, et see on üks põhjus, miks me praegu jooksva küsimusena seda ka volikogus arutame, et see on selge, et see on just see küsimus, mille vastu on avalikkusel väga suur huvi vallarahval ja kindlasti selle kevadise otsusega ei saa kogu koolivõrk valmis, et tegelikult on elu muutub ja saab kogu aeg midagi paremaks teha, et see ei jää kindlasti, et kuna praegu on 1. aprill, milleks tuleb teha otsused ära, mis konkreetselt juba järgmisel õppeaastal on, et siis meil kindlasti osa otsuseid tuleb nüüd märtsis, aga meil on olnud valimislubadus, et me teeme hariduskoostöökogu, eks ju, mis tegelikult pikaajaliselt hakkab arutama neid keerulisi haridusvõrgu küsimusi, et seal peaks kõikide koolide juhid olema, lapsevanemate esindajad, kogukondad, et me liigume selle teemaga kindlasti veel edasi, aga siin oli Andres Hirvelal käsi püsti ja teisena siis Egertil. Ma tahaks ikkagi meelde tuletada veel, et praegu nagu siin tahetakse jätta mulje, et see jõuga tehtud ühendkool on mingi püha lehm. Ma tuleks ikka meelde, kuidas seda tehti, et siis ei olnud ei mingit uuringut, mingit küsimust, mitte midagi ja nüüd öeldakse, et kui me toetudes selle Riigikohtu otsusele tahaks nagu asju normaalselt ja siis ma tahaks öelda, et see annab väga vale signaali rahvale, mis sa praegu ütlesid seal. Ma täpsustasin, Andres, ma arvan, et sina väga pikaaegse omavalitsusjuhina peaksid teadma, kuidas toimuvad vallavolikogu otsused ja määrused. Riigikohtu otsus puudutas ainult üht. Juriidiliselt ühendkooli määruse otsus endiselt kehtib.
ega minul on lihtsalt, oli küsimus puhta tehniliselt volikogu töö vaatest, kui ka nii-öelda siis valla elaniku vaatest, et üks teine otsus kehtib, et anda inimestele päriselt selgust, et kõik ei tunne vallavolikogu võib-olla otsustusprotsessi nii täpselt kui sina. Minu lihtsalt küsimus oli väga selgelt see, et Riigikohus, inimesed saavad aru, Riigikohtu otsus tühistas haridusreformi ja nüüd otsustatakse edasi. Aga see ei tühistanud ühendkooli otsus. Just, aru saada. Anda seal seda selgust inimestele, et ma arvan, sa ei peaks meelevaldselt minu sõna võtta. See on tore, ma vastaks ikka, see on tore küll, et sa nüüd on selle teadmine ja tarkus sulle tulnud, aga siis, kui seda tehti, miks seda siis ei olnud, miks siis oli rahval veel suurem segadus, nagu selgelt. No küll, jah. Et üks asi on Riigikohtu otsus, teine asi on kogu valla haridusvõrk, et praegu ka me arutame jooksva küsimusena kogu valla haridusvõrku ja see on täiesti õige, mis Karmen ütleb, et Riigikohtu otsus tühistas ühe konkreetse otsuse või ühed konkreetsed otsuse punktid, aga me arutame haridusvõrku tervikuna ja oota, praegu on Hegerti kord. Minul ka selle sama asja kohta, et ma olin volikogus, kui seda ühendkooli loodi, ei tehtud siis mingisugust küsitlust rahva käest üleüldiselt, üle terve valla, mitte kuskilt. Kuulsime lihtsalt otsuseid ja praegune kohtuotsus ju selgelt seda määratleski ju, et ei ole rahvaga räägitud. Et kui on mingisugune küsitlus olnud eelmise koalitsiooni ajal, te olite koalitsioonis, te võite selle praegu ka edastada mulle või näiteks. Siin samas saalis olid kõik koolidega seotud inimesed koos, siin samas saalis pandi A, B, C stsenaariumid, milline koolivõrk saaks olema ja variant D, pakkuge omapoolne koolivõrk. Siin samas saalis oli see koosolek, siis ma ei tea, kas teid vist ei olnud kumbagi siin koosolekul. Koongas, Andres, mäletad ka, oli samasugune koosolek, kus tutvustati kõiki plaane, numbreid, statistikaid, kogu lugu oli kõigile ette söödetud. Kõigil oli võimalus kaasa rääkida, Egert, kas sa käisid ühel nendest koosolekutest, palun ütle? Palun, et ma praegu selle katkestan, et me räägime praegu... Jälle kumulusuuringut. Janar, et me praegu... Egert, palun, et me räägime praegu sellest, mis saab meie koolivõrgust. Ja jooksva küsimusena ma annan nüüd veel Andresele üheks sõnavõtuks veel, aga et me liigume edasi eelarve teemadele ka, et väga oluline teema. Jah, palun, Andres. Tänan kõigepealt Hendrik Raavet selle ettekande eest põhjalike. Paar küsimust, et see Koonga koolis toimunud koosoleku kohta, et kuidas inimesed olid sinna kaasatud, et kui palju seal oli lapsevanemaid ja teine küsimus on selle kohta, et kui sa ütlesid, et oli pikk rivi oli, mis on halvasti, et kas on tehtud analüüs, mis on nagu aasta jooksul ühendkoolis ka hästi, et kas Koonga lapsed, õpetajad või lapsevanemad tunnevad, et midagi on paremaks teha? Sellel koosolekul, mis 28. jaanuaril toimus, osales terve saali täis lapsevanemaid ja kutsumist korraldasid lapsevanemad ise kooli, kutsudes siis läbi isiklike kontaktide ja minu teada ka läbi e-kooli oli kutsutud sinna lapsevanemad. Kõikidel oli kutse läinud ja tõesti, saal oli rahvast täis, kõik õpetajad olid kohal ja meid vallavanemaga siis oli ka kutsutud. Ja järgmine koosolek toimub järgmisel nädalal, 11. kell 19, jälle kõik on kutsutud, kõik saavad osaleda. Ehk siis koosolekuid on olnud üks ja tuleb üks kindlasti veel ja kui vaja tuleb neid veel rohkem. Meil pole koosolekute vastu midagi, me oleme neid teinud palju ja teeme edaspidigi ja siin ei ole üldse mingit küsimust. Teine küsimus, et kas on ka midagi hästi. Ühel 9. klassi lapsevanemal oli üks inimene selles seltskonnas. Ja tema 9. klassi poeg käib Lihula gümnaasiumis Koongast. Temal tõesti silmad särased, et sellel poisile meeldib seal Lihula koolis käib. Ehk et kui suur poiss sinna Lihulasse juba kuidagi saab, siis on seal tore. Ja siis oli seal üks teine inimene, kes ei olnud küll Koonga lapsevanem ega ka koolipere liige, aga oli Lihula gümnaasiumi algklasside õpetaja, kes osales ka sellel koosolekul. Temal ka silmad särasid.
temal oli ka väga hea olla. Et kui oled Lihulas ja seal koolis, siis on seal tore. Aga kui sa oled Koongas ja kaugel, no siis pigem raske. Küsimus veel, kas need asjad, mis on täna, mida lapsevanemad ja teised asjaosalised tõid välja, et on halvasti, kas neid asju on võimalik ka lahendada Koonga inimestele positiivsel moel ühendkoolidel? Oleks see üks variant, et need vaadatakse läbi ja tehakse vastavad muudatused ja jätkatakse ka niimoodi. Kas seda kaalutakse? See on järgmise koosoleku laual, see teema. Me vaatame kõik need asjad üle uuesti, mida rääkis direktor, mida hoolekogu esimees, mida arvab haridusspetsialist ja loomulikult ongi eesmärk see, et ka kohe homme oleks võimalik. Et lapsed ja lapsevanemad ei peaks ootama seda õnnist päeva, millal siis see iseseisvus tuleb, eks me kõik teame eestlastena, mis tähendab iseseisvus, aga et saab, me oleme ju praegu ka vabas Eestis, saab ka praegu paremini, et juba homme. Loomulikult tegeleme, katsume koostöös kooliga teha nii palju kui võimalik juba homme. Nii, et ma praegu et me räägime kindlasti väga lühikese. Et kui sa ütlesid ka, et nendel inimestel, kes Lihulasse jõuavad, silmad säravad, siis võib-olla me peaksime keskenduma ka sellele transpordile ja logistikale, kuidas nad sinna saavad. Jaa, väga õige küsimus, et ma praegu panen selle hariduse teema tänase koosolekul kinni, et meil siin tuleb neid otsuseid veel komisjonides arutada ja järgmisel volikogul, aga et kuna meil on eelarve ka menetluses, et võimalus esitada eelarve teemal küsimusi, et Karmen, kas... Jah, ma küsiks lihtsalt selles mõttes ettevalmistada, ma ei taha väga pikalt minna, sest meil nagunii see teine lugemine tuleb, aga lihtsalt tekkis mingeid küsitavusi eelarve osas, kui me hakkasime siin neid muudatusettepanekuid koostama. Kõigepealt ma tahaks lihtsalt küsida nüüd haridusteemade jätkuks, et kas vallavanem saab nüüd kinnitada või siis lükata ümber, et kas Virtsu õppekohas lisaklasside avamine on hetkel eelarves arvestatud või mitte? See oli see, mis eelmise punkti osanud hetkel seda summat täpselt, kas ta on 5000 või 30 000 minu teada eelarves sees hetkel ei ole, või teise lugemise käigus tuleb see sinna siis arvestada. Ja ma tahan lihtsalt seda küsida, et ühesõnaga ei ole ikkagi ennem põhimääruse muutmist, sellepärast et lisaklasside avamine isegi ühendkooli vormis ju tähendab ikkagi, et läheb ka Lääneranna gümnaasiumi põhimääruse muutmisele, sest seal on nimetatud Virtsu õppekoha täpselt klasside arvud. Et kas sellel juhul on meil oodata, et see eelnõu menetlemine tuleb koos eelarvega, kui raha sinna suunatakse, et mitte rutata volikogu otsustest. Võib-olla teil on maagiline kuul, mis ennustab, kuidas volikogu otsustab, aga et nendest mitte ette rutata eelarve menetluses. Lääneranna gümnaasiumi põhimääruse muudatus on just viidatud, läks koolidirektori sedastada, ja me soovime tagasisidet saada 27. veebruariks arvestusega just, et märtsi volikogus oleks kõik targemad. Ja teine pigem küsimus on see, et üldine tagasiside eelarve osas ma paluks, et võib-olla ikkagi ennem, nüüd täna homme, kuna 12. veebruar on esitamistähtaeg, oleks võimalik saada see 6-realine detailne eelarve, nagu varasemalt on ikkagi volikogu liikmetele ka see laiali saatud, et näha detailsusastmega valla eelarvet, sest väga raske on teha muudatusettepanekuid, kui erinevad kulud ja tulud on peidetud üldridade alla. Täpselt samuti lihtsalt jätkates minul läheb väga korda see, et oleks väga arusaadav, kuhu need rahad siis nagu jooksevad, et tekitab küsimust see, et Metsküla kooli toetamine, mille vastu meil ei ole absoluutselt mitte midagi, aga see on lihtsalt peidetud koolide kohatasu reale, kuigi tegemist saab olema sihipärase toetusega. Sest ei ole ikkagi võrdväärne sellega, mis vald maksab teistele omavalitsustele, kui õpilane seal koolis käib. Ja siinkohal ma pean natuke ka nentima, see on veidi kentsakas, sest Lääneranna vald minu teda hetkel ATM vastu kohtus, et mitte üldse seda raha maksta või saada riigilt see tagasi teiste koolide puhul siis. Et kas lihtsalt on võimalik tuua see välja eraldi eelarvest, sest sellest ei ole tegelikult sõnastki ja sellest ei ole kindlat summat. Et see jääb natuke selgusega, seda on võimalik tuua ikkagi sihipärase toetusena kuidagi eelarvesse selgelt välja, et ka tavainimene seda mõistaks. Aitäh, et küsimus arusaadav, kuskil midagi peidetud ei ole, varasemalt üldhariduse erakooli ei ole Lääneranna vallast
toetatud, seepärast ma arvan, et ta on hetkel seal rea peal, aga nii nagu seletuskirjas ja ka suusõnast öeldud, siis kindlasti saab see ka paberil eraldi välja toodud, et aga ettepanekud on arusaadavad. Nii, kas kellegi on veel eelarve teemal küsimusi, ettepanekuid? Ma ühe teema korra tõstataks lihtsalt, mitte minna sinna nii-öelda sellesse jänesevõrgusele lammutusotsusega, me mõistame, et siin see protsess nii-öelda käib, aga kas oskate kinnitada või lükata ümber, et kas eelarves on arvestatud juba selle 2,8 miljoniga, sest minu teada see seisab igastahes Lääneranna valla kontodel või on see eelarvest hetkel ikkagi välja jäetud, sest ei ole kindel, kas see tuleb tagasi maksta või mitte? Et ei seisa Lääneranna kontodel, käisime reedel kohtumas Riigi Tugiteenuste Keskuse juhtkonna ja osakonna juhtidega, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja, kes seda meedet hoiavad, eelkonsultatsiooni või läbirääkimist, et millised need võimalused selle vajaduse muudatustaotluse tegemiseks on, saime jälle targemaks. Tuli ka jutuks see, et maksetaotlus iseenesest on ette valmistatud, seal oli mõningad küsimused riigihanke teemad, mida nad peavad küsima, me oleme nendele vastanud ja põhimõtteliselt selle meetme raames on küll see komme, et raha saadetakse ära, aga hetkel ei ole meie arvetel ja eelarves ei ole arvestatud. Ja viimane lihtsalt mõte on see, ma nägin, et üks eelmise volikogu laivi all üks Ustav vallakodanik oli teinud tähelepaneku selle kohta, et eelarves tegelikult ei ole välja toodud, kus ja kuidas mingeid rahasid on liigutatud ja milliseid tegevusi, nagu vallavanem oma tutvustuses mainis, et mingid tegevused ei tehta, jäävad ära või lükatakse edasi, et kas on see liiga palju palutud, et detailsemalt võib-olla seletuskirja lahti kirjutada, et milliseid tegevusi ei tehta, millist ikkagi, kust leitakse nii-öelda katte kas või Metsküla koolitoetuse jaoks, haridusvõrgu otsuste jaoks, et tahtsin selle sõnumi lihtsalt siia edasi tuua, et meie võime siin neid lugeda ja aru saada ja mõista, aga tegelikult ka võib-olla meie vallaelanik soovib seda eelarve seletuskirja lugedes saada nagu selgeid vastuseid, et võib-olla vältida teisel lugemisel, et me uuesti tuleme küsima seda, et kust kaetakse millised kulud ja milliste rahadega, et äkki saab paluda, et oleks suurema detailsusastmega see eelarve ette valmistatud. Jah, see küsimus juba oli see suurem detailsus, lihtsalt kommenteerin, et selles variandis, mida eelmine vallavanem esitas, oli ette nähtud Lihula mõisa tagafassaadi toetamise 100 000 euro võrra. Ei, seda toetust 100 000 ei ole. Kas see osa sellest läheb Metsküla kooli katta, võib ka nii öelda, et jah, et kui seda mõelda kõiki, jah, küsimus on. Ma saan aru, et see küsija, kes oli aktiivne, ju ta siis mõtles seda varianti, mis detsembri alguses saadeti volikogu liikmetele või millega võrreldes. Mõnes mõttes raske isegi kommenteerida, et kust kohast üks või teine muudatus, mis jääb ära, mis on nii mõttena või ideena õhus olnud, ei ole alati ka paberitesse jõudnud, ma eeldan. Aga võrreldes selle eelnõuga, mis detsembri alguses tuli, siis see on näiteks üks koht, mis jääb ära. Lääneranna halduse juhtimise 57 000 eurot ei ole mõistlik sellisel mahus asutust juhtida, kus piltlikult öeldes 4 arvet kuus jookseb. Ehk siis, et hetkel on see koht, kus raha vähendati, aga see oli suuline jutt ka eelmises volikogus, saame seletuskirjast teinud. Aitäh! Nii, suur tänu, et siis eelarve muudatusettepanekute tähtaeg on endiselt 12. veebruar ja muid jooksvaid küsimusi praegu pole tõstatatud, et siis ma annan teada, et meil on plaanis jätkata volikogu siis külalisistungitega, et järgmine korraline volikogu on meil 12. märtsil ja plaanis on see korraldada Virtsus ja ka edasi siis liikuda mööda valda volikogu istungitega edasi. Aga istung läheb edasi valla teenetemärkide teemal, aga kuna need otsused avalikustatakse siis pidulikul sündmusel, tänuüritusel, siis praegusega lõpetame selle avaliku ülekande ära.